Tervitused Kalaretke kanalilt. Täna ma olin tulnud püüdma jõeforelli ja mõtlesin, et üle pika aja teeks ühe kalastusvideo. Eelmine aasta ma siin 2 korral sain vaid jõekal käia, et sisuliselt jäi jõeforelli hooaeg vahele. Ilmselt väga palju ma enam seda kala püüda ei viitsigi, aga mõtlesin, et mingeid videosi ma tahaks nüüd teha. Ja olengi käinud siin alternatiiviks muid kalu hoopis püüdmas, mis siis kevadhooajal püüda annab ja valged kala siis, vimba, kevadel tahaks latikat püüdma, lihtsalt jõekaldal siis selliste vahenditega nagu fiider, tonkang ja korgi. Te võiks proovida teha selliseid videosi, kus siis oma püütud valges kalast lisaks oma video lõppu alati sellise väikse kokanurga. Mul on siin üks selline raamat parimad kalade valgest kalast ja üritakski teha siis selliseid videosi, et siin oma mõnest püügikorrast kevade poole, kui juba siin vimb ja muud kalad hakkavad rohkem liikuma. Siit raamatust võetud retsepti järgi video lõppu siis oma püütud kalast väikene kokanurk. Aga tänasest jõekapüügist siis nii palju jah, et kogu landivarustus, mis mul siin landikarbis järgi on mõned pöörlevad liitsid ja ongi kogu lugu, et nendega peab täna hakkama saama. Vot. Täna siis jah, jõeforell, punane kala ja mõtlen, et teeks ikka sellise video lõppu selle söögi valmistamise ka siis. Kui mul isegi ei õnnestu täna kala saada, et võtaks siis poest selle punase kala mingi forelli näiteks ja teeme forelli kartuli vormi ahjus. Aga vaatame, et võib-olla ikkagi õnnestub mul seda enda püütud kalast teha. Kindlasti on palju inimlikumaid kohti, kus kalal käia ja mitte kala saada. Aga ma lihtsalt oskan ronida igale poole.
aga ei, lõpuks tuleb see päev väga kasuks. Mõnus siuke looduses mütatud ja terve päev värskes õhus. Ahjuvorm maitseb hästi. Nii, nüüd peaks olema õige koha peal. Siia jätsin oma ühe kaika. Üks koht vaja veel ületada. Mingi peakraav sinna. Ma enne proovisin siin ka loopida. Aga ei saanud võttu. Midagi väga hullu ei ole, lihtsalt käna ei tohi panna siin. Ohoh. Jäin ilma forellita täna, aga tuleb siis poest see kala osta. Ei jää see väike kokanurk siia video lõppu lisamata ja forelli kartuli vorm siis. Kalaretke kokanurk siis peale kalaretke. Teeme siis ühe kartuli vormi. Jah, siis poekalaga. Et seekord näkkas paberlandiga. Nii komponentideks on till, piim, muna, riivjuust, tomat, punane sibul, sool, pipar, küüslauku. Siin on kartul mul ära tükeldatud kahes jaos, kuna tuleb ülemine alumine kiht. Ja siis muu pudi tuleb sinna vahele lihtsalt tükeldada. Kõige peale siis riivjuust ja pärast muna piimasegu. Tõstan need asjad siia praegu. Tükeldame siis kõik vajalikud ära kartuli vormi jaoks. Nii, sibul peeneteks, lihtsalt tükkideks. Tomat samamoodi lihtsalt. Jookseb siit seda mahla niimoodi välja, et teebki sinna, annab seda maitset vahele juurde. Natuke tomatist. Panen siis 3 küüslaugu küünt. Hakin ka peeneks ära. Kõige peale till siis. Samamoodi väiksed tükid. Võiga määrin siis kõigepealt selle ahju vormi kokku. Muidugi kõige tähtsam see asi vahele tuleb ka ju ära tükeldada väikesteks kuubikuteks see kala. Kala siit välja. Siit naha pealt jah, saab kätte sellised fileeribad. Ja ka eraldi kaussi panna siia siis tükid kohe ära. Mis lähevad siis ka kartuli vormi vahele. Nii kui asjad on tükeldatud, siis võib ära segada muna ja piima omavahel. Ma ei tea, paneks üks või ma arvan 2 munast piisab ja siis siia peale valada nüüd piim. Nii, ja siis lihtsalt ära segadada. Kuskil selline 300 millilitrine tass siis koos munaga. Nii, kui kõik asjad on nüüd siis tükeldatud, ahjuvorm siis selle võiga kokku määritud, panen esimese kihi kartulit
siia. Siis panen ära kihi, väikese kihi soola. Nii, pipar. Must pipar purustatud. Nüüd paneme kala siis jah, laome siia peale niimoodi. Vahepeal võib ahju keerata siis 180 kraadi peale. Mina olen teinud tavalise selle alt ülevalt kuumutusega siis. Ja siis kui kala on nüüd laotud, uus kiht, vahele siis uus kiht natukene soola peale siia kalale ka. Natuke pipart. Nii. Ja siis kiht sibulat koos küüslauguga, mis ma siia sisse ka hakkisin, et segasin omavahel ära. Punane sibul. Niimoodi. Pressite niimoodi kokku. Tavaliselt kui ma köögis teen midagi, siis oleksin nagu sõda üle käinud. Tomat. Seda mahla ka siia. Kiht nüüd, viimane kiht siis jah, pealmine kiht kartuliga katame ära. Niimoodi. Ja nüüd see muna ja piima segusi, sellega valame selle kartuli vormi siis üle niimoodi ühtlaselt. Ja kõige peale ka siis pipar ja sool. Nii. Ja kõige viimasena, mis ongi nüüd viimane asi, on siis katame ta väikse sükse riivijuustu kihiga veel. Katame selle klaasvormi siit, ahjuvormi siis head fooliumiga ära kenasti. Nii natukene nüüd läheb aega, kuni see ahi kuumeneb siis 180 kraadini ja seni võib lihtsalt õlle avada nüüd. Ja natukene oodata. Ja oodata seni, kuni ahi on siis üles kuumenenud. Ja ma arvan, et üks kuskil umbes tunniks ajaks läheb siis ahju. Seniks viidame siis aega mõnusa õlleseltsis. Ja muidugi köögi võib ära nüüd koristada. Nii, ahi on nüüd kuum, viskame selle siia sisse. Ops. No, umbes tund oleneb, vaatab. Aga circa tund ja vaatame siis, mis välja tuleb. Kokku olid ahjus nüüd tegelikult isegi peaaegu 2 tundi ja viimase lõppu ma lasin ilma fooliumita. Serveerime taldrikule ta ära ja vaatame, kuidas õnnestus. Kuigi ma tean, et ta on praegu selline, et ta ei püsi koos kõige paremini alles järgmine päev. Nii ja siis lõpuks ka see värske till siia otse peale.
ütleme, et kõik maitsed on paigas ja väga hea kartuli lõhevorm tuli. Järgmine kord siis juba ma loodan, et see kalaretk on vähe sisukam ja tuleb enda püütud kalast kohe kindlasti. Ja siis juba valgest kalast valmistame midagi. Näeme siis üsna peagi ja ma tahaks kevadel kindlasti paar videot teha veel.